spend weekends with my dad. Ja nädalavahetustel siis kohtus isaga. And when I was 13 years old, ja kui ma olin 13-aastane, my dad passed away. Siis mu isa suri. And I became very rebellious. Ja sellest valust ma muutusin väga mässumeelseks. Angry, resentful. Kurjaks, rahulolematuks. And really thought there wasn't a God. If there was, how would he let this happen to me? Ja kui poleks olnud Jumalat. And I found alcohol at the age of 14. Ja kes mind tõmbas küll välja, siis selles eluetapis ma hakkasin 14-aastase, ma juba jõin palju alkoholi. And I started to drink alcohol to escape thoughts and feelings. Ja see oli minu viis siis, kuidas põgeneda nende reaalsete tegelike tunnete eest. And then sort of 15, 16 cannabis. 15-16-aastaselt tuli mu ellu marihuana. Yeah, and then things just got worse and worse. Ja asjad läksid muidu järjest hullemaks. At 17 I fall in love and have a child. 17-aastaselt ma armusin, meil sündis laps. And think this is going to make my life better. Mõtlesin, et see asi võiks ju küll elu natuke paremaks teha. But by then I'm drinking and using drugs. Aga midagi ei muutunud, ma jätkasin alkoholi joomist ja uimastite tarvitamist. Every day. Iga päev. And this partner leaves me. Ja mu siis elukaaslane lihtsalt kõnnib minema. I then find cocaine and heroin. Ja siis lisandus mu ellu kokaiin ja heroiin, juba kanged narkootikumid. And I'm lost for 20 years. 20 aastat ma olin siis on mu elust põhimõtteliselt nagu minema pühitud, kadunud. Yeah, I go from having family members, brothers, sisters and my mum. Mu pereliikmed, õed, vennad, ema. To having no one. Mul ei olnud mitte kedagi. Yeah, so then I'm homeless, I'm living on the streets. Nii et olin kodutu, elasin tänavatel. And I say like a stairwell drug addict, living in stairwells, bin chutes. Ja põhimõtteliselt lihtsalt elangi nagu narkosõltlane kuidagi moodi. And I then realized that it was Psalm 18 verse 6. Ja psalm 18:6. I cried out to the Lord my God. Ma siis selle nagu püütusel ma nutsin oma silmad peast välja Jumala poole. And he heard my cry. Ma hüüdsin Jumala poole, kui ma lugesin seda Biiblist ja ta kuulis mu hüüdu. And through that I then went to Elim Church. Ja sealt ma leidsin siis Elimi koguduse Lyonsi. To a program called Believers in Recovery. Ja seal on selline programm, ehk siis taastuvad sõltlased. That was 25 months ago. See oli siis 25 aastat tagasi, 25 kuud tagasi alles. And Jesus has been restoring me, restoration. Ja sellest ajast peale on Jeesus mind taastanud ja tervendanud. Yes, so I'm 2 years. 2 aastat, ei mingit alkoholi, ei mingit narkootikume. Yeah, my children are coming back in my life. Mu lapsed on ka mu ellu taas tagasi tulemas. Family are coming back. Ja suhted perekonna liikmetega taastumas. Yeah, I've been to Turkey to plant a church. Ja olen olnud näiteks saanud olla Türgis, et aidata kogudust rajada seal. Prague to street evangelism. Olen proovinud evangelisatsiooni Praha tänavatel. And now to Estonia. Ja nüüd lähen Eestis. To tell you the good news. So yeah, 2 years ago I was busted and broken. Alles 2 aastat tagasi ma olin täiesti murtud. And today total freedom in Christ. Aga täna vaba Jeesuses Kristuses. Amen.